siin on nüüd jah erinevad mahutid, siin on meie üks põhitoodang viimastel aastatel järjest suureneva trendiga on siis vasakul pool on siis soojusvahetid, mida me teeme. Ja muidu võiks ka minna, oleks ka tellimusi suuremate peale, aga kuna siin tekib just nimelt see transpordi võimalus sadamatesse, eelkõige on see, mis nagu piirab nii kõrgused või mõõdud kui ka siis tonnaaž. Meie probleem on olnud jätkuvalt ja algusest peale see, et kuidas neid valmistada, kuidas neid tõsta ja siis kuidas neid välja saada hallist ja kuidas neid siis transportida. Nii et me pidevalt oleme sunnitud nagu vaatama ja võtma tellimusi vastu just nendele oma tehnilistele võimalustele. Ega mehi on siin kaugele raske saada. Isegi täna me puutume sellega kokku, et me oleme Jüris, me oleme siin külje all, eks. Keevitaja helistab, kõik okei ja siis kui saab teada, et Jüris jääb mõtlema, eks. Linnas on tal tasuta transport, eks, siin ei ole. See mõjutab ikkagi, rääkimata nüüd veel 5 Google Baldiskisse või Muugale. Et 90% sobib see asi siin. Et üksikud väga suured asjad, et ainult nende peale nüüd rajada kogu seda asja kuhugile kaugele, see ei olnud mõistlik nagu. Jüris on see üldinfra on väga hea, siin on nii palju neid tootmisi, lõikuspinke, on see keskladu on kõrval sisuliselt, et see on nagu igatpidi toetab see asukord. Pluss ta on ikkagi Tallinna ringtee ääres. Nüüd peale Maanteeameti juhtkonna vahetust meil on nagu päris tihe kontakt olnud ja uued projektid nagu vaadatakse hoopis teise pilguga. Paraku küll ennem sellele väga tähelepanu ei pööranud, et EAS pani küll väga palju raha tehnoloogiasse, aga kuidas selle tootega peaks sadamasse saama, see jäi küll nagu tootja mureks. Ka mõistlik läbimõõt, millega veel läheb, on siis 6 meetrit läbimõõtu pluss siis jalad ja ühendused, 6,5 meeter kõrgust kabariidi suunas. Keila sillad ei kanna, siis on Padise metsade vahelt, aga praegu on hakkama saadud. Ja selle 6 meetriga tuleb ka, kui ööse vedada, tuleb kõrge mingi liine, võetakse maha ja pannakse üles. Need on ka. See on Narva Enefit 280. Siin on näha, siin on päris mitu sihukest protsessimahutit. Taga on suur see kolonn siis, kus siis õli tootmine tegelikult sees toimub. Nii, nüüd tuleme konkreetselt siis nagu ajaloomomentide juurde. 92 oli siis selle juriidiline firma loomine ja meil hakkasime 93 märtsis peale, reaalselt 3 meest oli hallis, nii et omamoodi niisugune suur ajajärk oli, kus oli palju õhku ja ruumi, aga üsna pea jäi ka see väikeseks. Nii et kuna me alguselt olime seotud kõik selle Soome firma müügiga, et nemad võtsid enda peale kohustuse ja koormuse nagu müüa ja muretseda, et meil oleks midagi teha. Ja siis juhtus see, et aastal 94 sisuliselt kukkusid ära või said valmis need ohvitseride külad, mida ehitati Venemaale ja kuhu meie valmistasime nii korstnaid kui ka siis kütusemahutid. Ja siis tekkis meil sellest niisugune esimene suurem kriis, et me sisuliselt jäime suht kiirelt nagu ilma nõnda öelda müügita ehk Soome müügita. Ja see siis tingis meil, et me lihtsalt ei olnud suutselt maksma seda suurt renti, mis oli tõesti kõrge. Tollel ajal 40 krooni aasta 93 ruudu hind, see oli päris kõrge hind. Ja siis me läksimegi Saue EPT territooriumile väga viletsatesse tingimustesse ja see oli meil niisugune nigel aeg, kus midagi eriti rõõmsat ei olnud. Aga sealt me kasvasime ka paari aastaga nii välja ja siis me tulimegi Männikule, kus me praegu see põhitootmine on. Ja sinna me oleme jäänud senini ja põhjus on eelkõige see, et on väga hea asukoht, tähendab eelkõige tööjõu poolest. 2013 juba avasime siis selle halli, kus me siis nüüd ka praegu oleme, see valmis 7 kuuga, 4500 ruutu ja siin on siis 100 tonni on siis tõstejõud ja ukseavad on ka hoopis teises kaliibris. Nii et siis nüüd olemegi nõnda öelda esimeses oma kinnisvaras nagu, aga muidugi panga laenukoormus on suur. See väike kontor, mis meil siin täna üleval on ja see väike nõupidamisruum, see on meie jaoks kajutine lahendus siin täna, et see tegelikult tuleb nagu 3-kordne büroohoone siia kõrvale nagu. Aga probleem oli meil eelkõige üks asi on ukseavad, teine probleem oli see, et kuna neid paneele jahutati selle põhihalli põranda all, seal on relsid sees, kuhu siis lükati neid kivistuma. Ehk teiste sõnadega 2-tasandiline. Siit alt nagu sisse. Et siin on nagu jah. Et see oli ja on jätkuvalt meie efektiivsuse kõige suurem probleem. Me peame kõik tõstma üles sellest kui alla.
siis see on meil tänase päevani kõige suurem mahuti, mis me oleme teinud, see läks Uruguaysse 2-3 aastat tagasi, tollel hetkel maailma kõige suuremast tselluloositehasesse, et nüüd ehitatakse järgmised suurust, seda tehakse nüüd juba Indoneesiasse. Sellel mahutile me tegime ka just pakkumise, see siin on 680 kanti. Nüüd see järgmine kõige suurem, mis siis nüüd läks küll tellimus Hiina, see oli 1000 kanti siis, ja siis selle mahuti kaal on 125 tonni oli, seda siis veeti Männikult Paldiskisse terve öö ja 15 inimest müttas sellega terve öö 4 kohas võeti voole maha. Soomes tuli spetsiaalkäru selle jaoks. Ja me oleme jätkuvalt vaadanud seda, et selle riskipiiril kogu aeg mängides, et mida me suudame antud hetkel nagu ehitada ja panustada, sest et veel kord me ei teeks seda ise, kui oleks keegi, kes teeks rendiks meile seda. Meie eesmärk ei ole kunagi nagu kinnisvara arendaja olla, et me oleme nagu kuidagi olude sunnil sattunud pooleks kinnisvara arendajaks. Üks huvitav asi, mida ma ikkagi hea meelega märgiksin, et Estangil on olnud aastast 1993 juba strateegilised plaanid jätkuvalt olemas. Ja ma järjest rohkem väärtustan seda, et meil on olnud need jätkuvalt ja ka praegult nüüd eelmine aasta me tegime nüüd 5 aasta strateegia, lõppes just 7 aasta oma. Ja üllatav tähelepanek on see, et kuigi me ise võib-olla kõiki alati ei usugi seda, mida me kirja paneme, et nagu natuke see liiga ambitsioonikas. Aga elu on näidanud, et me tegelikult oleme need kõik nagu ületanud, mis sellel koostamise hetkel tundusid nagu ehk liiga tugevad plaanid. Sinised tulbad ongi see eelmise strateegia niisugune plaan, plaanid nagu niisuguse tõusujoonega, tegelik elu läheb siis seal joonena oma soodu ja headel aegadel kasvad kiiremini ja siis halbadel jälle jääd alla, aga keskelt läbi saime selle kätte, mis me panime, natuke ületasime isegi. Kõige keerulisem hüppe tuli siin 2011-2013 vahel, kus siis praktiliselt inimeste arv kahekordistus, et see 1,5 aastaga kahekordistus ja siis oli küll nagu juhtimislikult keeruline, läksime 2 halli ka nagu erinevad logistilised kohad ja kui sul on pooled inimesed majas vähem kui aasta olnud, siis näed ikka väga huvitavaid asju juhtuvad majas. Töötajate leidmisega on kurjavaeva, näed, peate üle ostma teistest ettevõtetest. Ülikurja. Me ikka oleme samas turul, kus kõik teised, et väga keeruline. Aga üleostmise me ei ole nagu selles osas head. Tähendab, teiste sõnadega me ei kasuta seda praegu. See üleostetav mees on järgmisel hetkel kellegi teise poolt üleostetav, et see tavaliselt ei anna väga häid tulemusi. Pigemini nagu võtame, kasvame nagu aeglasemalt, võtame madalama tasemega sisse, koolitame ise juurde ja õnneks meil on nii olnud, et tippspetsialistid on kõik püsinud majas pikemat aega, et see. Olles tulnud pärast kooli lõpetamist. Just tahtsingi küsida, et kas see praktikat just koolist võtta ja sealt nagu... No nii ja naa, ütleme seda koolist tulevat rahvast peab olema hästi mõõdukalt ikkagi. Et midagi ei ole teha, et üks on see töökogemus, teine on ka elukogemus, et seal ütleme kuni 25-ni, ikka paras jagu ikka see maailmavaade veel kõigub ja vastutust ei ole, et lähen teen, mis tahan. Aga reaalselt oli niimoodi, et kuna oli näiteks tootmisjuhti vaja, siis ma lihtsalt käisin mehaanika teaduskonna jutul ja ütlesin, et ole kena, millised on sellised lõpetajad, kelles on näha, kelles on nagu midagi sädet sees ja nii meil ongi. Ja sealt sai ka algusega praegu hetkel meie kvaliteedijuht, kes oli siis võtsime nagu tootmisjuhi, nüüd on kvaliteedijuht. Ja siis sealt edasi on tulnud päris rada pidi, nii et tundub, et see ei ole päris paha, kuigi ta võtab aega jah kahjuks. Eesmärk on see, et hästi tasakaalustatud proovida seda vanuseklasse, kindlasti peab olema hästi verinoori ja kuskilt sealt keskiast ja siis ka täiesti pensionieelseid kogemusi, need on ju nii hindamatud kogemused, et need ei kau kuhugile. Kõige parem on, kui ta on hästi ära tasakaalustatud, kõik hea klasse. Ja nagu näha ei mõju ka väga halvasti ehk, et kui on ka juba pensionieas. Et ilmselt seda suhtumist nagu kõige rohkem hinnata, et see töökogemus, selle kõik koolitad välja ja see kõik tuleb, aga suhtumine vist on kõige tähtsam. Jah, ega need isikuomadusi ei muuda, et seda kompetentsi võid veel arendada, et tullakse vahel teinekord väga blangilt sisse, aga kui on nagu soov areneda, siis see on tohutu kiiresti, mis võib areneda.
et võimalusi ja seda põnevust on meil jätkuvalt olnud ja tundub, et veel jätkub. Mõni ikka küsib, et üks asi, et kas, mis teil viga, et olete saanud toetusi või teistpidi, kas te olete saanud toetusi. Siin on nüüd reaalselt faktiliselt nagu näha, kui palju me oleme EAS-iga koostööd teinud ja mis me oleme saanud nagu riigi tuge oma projektidele. Millest see kõige suurem ongi siis 1 282 000 on siis just nimelt selle halli nüüd tehnoloogia. Ja ka esimese halli selle sisetreepingi. Kosilasi käib meil tänase päevani ikka siin pidevalt, aga... Ja praegultki õhus. Aga võib-olla peab siia taha nagu rääkima selle veel, et sisuliselt Estank on küll nagu üksinda seisev ettevõte, aga tegelikult meil on nagu pereettevõttena veel ettevõtteid taga. Meil on selline virtuaalne kontsern, nagu ütleme nii, et meil ei ole ära vormistatud kontserni, et teistpidi siis pereettevõte, et Raigo on mu aiapapa, eks, ja siis ta kokku 6 last, kellest siis 2 toimetavad intensiivselt. Üks nendest Raigo poegadest on meil uksetehas, meil on uksetehas nimega Tammer. Tänaseks Eesti suurim terasuste valmistaja. Meil on seal 90 inimest ja selle aasta käibe tuleb ka 13 miljoni juurde. Ja meil on siin väiksemaid osalusi veel ühes ja teises terasettevõttes, et siin kokku me võime rääkida siin võib-olla 300 inimesest ja 35 miljonist koondkäibest. Et selles mõttes me ei ole nagu, me vaatame seda kõike tervikuna kokku nagu ja mis meie ettevõtteid nagu ühendab, on siis projekti keskne tootmine. Seal on natukene puitu, põhiliselt terased, aga kõik on nagu koondub projekti kesksele tootmisele. Et see on see süda, mille ümber siis nagu kõik koondub. Et siin on väga erinevaid pakkumisi, ülesostmise soove ja kõike olnud, aga et me ei näe nagu seda, see ei toeta, meil ei ole nagu selles mõttes huvi rahaks teha, me tahaks nagu projekti keskmet tootmist arendada.